Teie ees seisab Tartu Katoliku Hariduskeskus. Tartu Katoliku Hariduskeskus on pealtnäha süütu ning edukas kool, aga mis seal koolis tegelikult toimub? Oleme võtnud ennast kokku ja lähme vaatame siis Katoliku Hariduskeskuse tegelikkust. Olemegi nüüd jõudnud koolihoovi ja vaatame, äkki on uks lausa meie jaoks lahti. Me oleme siis siin leidnud ühe õpetaja, kellel on siin vaba tund. Lähme vaatame, mis ta teeb. Tervitus! Oi, tervist! Tere tibulinnukesed, mul on nii tore siin intervjuus olla. Ajutanud teid. Minu poja on Aserbaidžaanist tüdruksõber ja ta on nii lahe tšikk. Tohib küsida, mida te õpetate siin koolis? Mina õpetan ajalugu. Ja nii, nüüd lapsed hakkame liikuma arvutiklassi, kus me teeme esitluse teemal Eesti natsid ja natsiliidud Eestis. Usuõpetust, inimeseõpetust. No tere lapsed, mina õppisin eile TikTokis sellise uue tantsuliigutuse. Ma näitan seda teile. Noh, Markus, kas ma olen nüüd popp ja noortepärane nagu sina? Minu tibulinnukesed siin esipinkides tüdrukud on nii armsad, aga need poisid seal taga on ikka sellised natukene teevad vahepeal nalja ja ei kuula tunde, kiisutavad toolidega ja räägivad üksteisega ja teevad igasugust mürgid seal ja näperdavad üksteist ja Paul, ära kriisuta selle tooliga, mütsin sulle ka. Jah, see on siis minu klass. Väga ilus klass, kõige parem klass katolikus. Tohib küsida, mis teile meeldib selle kooli juures? Mis ahvatlas teid just tulla siia õpetama? Mina asutasin selle kooli. No selge. Okei, tibulinnukesed, lähme nüüd Chinuki vaatame. Oleme siis jõudnud oma Tiinuga siia keldrisse, kus on siis ka ühtlasi nimetatud puutööklass. Lähme vaatame. Millega täna tegeleme? Täna nagu alati vaatame, mida teha siit kataloogist. Põhilist oma looming. Ära, mis te seisad? Valin tööd. Mis tööd? No ikka sama, mis teised. Sünnitöö. Kui puutöö valmis saad koju kaasa ka võtta või? Ei või. Mis siis pärast saab, kui valmis tehakse? Põletatakse ära. Inimesed võtavad materjali, nagu nemad oleks see materjali ostnud. Mina oma raha eest ostsin. Vaata midagi raisku ei läheks. Raiska materjali. Ei no koolis ma lasen pinke, et neid ma viin koju põletama. On kõik pingid siis puidust? Tiivan ikka põletate? Ei, tiivad teevad mingid imelikku haisu, need mulle meeldib. Küsiks teid, olete te midagi õppinud ka siit tunnist? Võtate midagi koju kaasa ka siit õppinud? Tai pohku ei laula. Oskan ropendada. No, kui sa kerid... Õpite palju ropendamist? No iga tund saab ikkagi 2 sõna uut selliseks. Olete te kindla, et see saag on selliseks saagimiseks mõeldud? Ma usun. Kas teile õpetati sellist asja? Saagi. Ei, ma ise õppisin. Materjal siin, materjal seal, kõike võib laamendada ja lägastada. Mehed on ikka sellised. Kas sa ääres oleks olnud igalt seda? Sa tõeks käismaks teavad, sa lõika materjal eest midagi pooleks. On selge, sul on ääres, sa ka lõigad sama hästi. Nad ei austa mind ja siis ei austa mina ka teid. Kass ja valmis. Kass. Jaa, see on päris hea. Oleme jõudnud nüüd loodusainete klassi juurde. Lähme vaatame, kas siin ka midagi õpetatakse siis. Tundub, et klass on lukus. Mis toimub? Kus nad on? Tund on juba 18 sekundit käinud. Nad ei liikku veel kohal. Ju siis on nii privaatne värk, et ikkagi niisama siis ei saa. Opa! No, tervitus! Te olete jälle hiljaks jäänud. Ise sain siis tuldud Pärnust. Ega ma tööd väga ei tee. Või teen, aga trimestri lõpus pigem. Ja meil on ka 2 nädalat trimestri lõpuni. Siis kütan ikka kontrolltööd sisse. Ma arvan, peaks tegema veel 3 tunnikat. Ikka viimasel minutil kõik asjad ära. Et järgmine tund ongi tunnikas. Aga vähemalt see on tehtud, et olen kohusetundlik. Kuna kontrolltööd ära parandatakse? See on järgmise jaanipäeva teema. See jaanipäev vist ei saa valmis. Mul on laps kodus, tead seda ikka. Viimasel ajal on ikka siin 9A klass on ikka väga alla käinud. Mis te õpite siin? Ma ei tea, mul õpik jäi koju. Nad käitud alasti kiiguvad tooliga närinud nätsu. Täna saabus ka siis praktikali pommikomplekt. Tead, ma ei tea ka, miks ma siin olen. Niisama seisad siin klassides. Ja mis on ajaühik? Tund. Kas ma viskan siin markeriga? Ja võta näts suust. Ja mis see on? Pirn. Ise oled pirn. Ja ära kõigu tooliga. Robert, palun tõuse püsti. Ja palju see võrdub siis? 200. Mida? Kartut või? Ei, porgannit. Pimedas ka veel mingi väga õige. Oodak, ärge minge ära. Kes on tänased puudujad? No lähme välja nüüd. Kust? On pääske nüüd. Välja pääse siis on. Koridoride peal kõndides olen ma hakanud kuulma järsku live-muusikat. See tuleb siit samast ruumist. Lähme vaatame lähemalt. Poiste WC, härra!
kaua ta olnud siin? 1 päeva ja 20 tundi. Sest tuleb. Oi, no tervitus. Tere härra, võtage härra, võtke istet. Istu maa, ärge üle koormake ennast. Härra, tohib küsida, et aga see ise jõite selle viinapudeli ära või? Härra, kas teate, et te asute kooli alal? Haridusmehed on kahtlemata purjus ja siin ei jää midagi üle, kui jätame nad siia ja las nad teevad siin, tegelevad siin oma asjaga. Käime siin maja peal veel natuke ringi ja vaatame, et oleme jõudnud siin kohta nimega käsitööklass. Õpilased on sees, lähen vaatame, äkki on uks lahti. Tervist! Tere lapsed! Õpime rakendama oma vasakut ajupoolkera. Võtke kõik pliiatsid suhu ja hakake joonistama. Olete te kunstiõpetaja? Küsiks üle. Jaa. Iga tund peab alati oma vasaku ajupoolkera hälvest välja tooma, et lastele ei tekiks väärareng. Mis te õpite siin? No, ikka paremat ajupoolkera. Kas teie teate, mida õpetaja seal tahvli peal kujutab? Kurat, mis teema see on täna? Et ma ise ka ei tea, kus ma olen. Tervitus, kas te teate, mis te õpite siin täna? Vasak aju. Minu klassis on alati väga loominguline õhkkond. Olen alati lastele loovaid ülesandeid, kus tuleb rakendada oma vasakut ajupoolkera ja mõelda ratsionaalselt, kuid siiski luua abstraktseid teoseid. Mis te arvate siis selle õpilase tööst meil siin? Tema on meil 3 poiss, et tundub, et ta vasak ajupoolkera on liiga väikene. Sellel vennal on ikka ajud puhta segi läinud. Tundub, et loomingulisus on täiesti laes ja midagi muud mul siin küll öelda ei ole. See toosama poiste WC, kus me eelmine kord nägime kurba pilti, on siis nüüd uuesti täitunud häältega. Lähen vaatame, oi. No tervist härrased. Tegeletakse vist ehtsa boksiga, kooliboksiga. See on väga kasulik koolile, koolil tuleb alati sporti teha ja spordiga jõuab ka kaugele. Õpitööd tuleb teha, aga ei tohi unustada kehalist võimekust. Kas teie vastasel on ikkagi kõik omadega korras? Ei ole. Olete te nõus selle võitlusega, härra? Jah. Selge, väga hea. Jätame nad siis siia oma asja tegema ja lähme vaatame ise edasi. Oleme jõudnud siis katoliku hariduskeskuses sööklasse. Tundub, et mingi tegevus siin käib. Lähme vaatame natuke lähema. Tervitus, mis te siin siis mekite? Toidureviu vähe hilja peale jäänud täna. Eks ta kell ole siin 3 öösel. Toidu! Ja soolane 5. Makaronid olid nii kõvad nagu 2. Nii madal! See söök on 10. Taha ma panen kahvi sulle. Ma panen sulle noa. Vahendame see asja pärast kooli. Aitab see söömises küll, jah? Noh, mis toimub? Mis on nüüd nõud ära, mis ikka passid siin ei saa? Vabandust ära. Olete te rahul siinse toiduteenindusega? Juurde? Ei saa! Võib rahule jääda küll, et ma suht rahul, et saab juurde ja kõik on. Kuhu see söök siis jääb? Millal siis tohib sööma hakata, kui võib küsida? No siis kui söögipalle on loetud. Mina ütleks nüüd selle peale, et ma olen piisavalt näinud ja ma arvan, peame nüüd härrastega hüvasti jätma. Tegelikult ma mõtlesin, et siia koridori ma tagasi ei jõua, aga no siit samast täitsust on kuulda jälle uusi hääli. Vaatame üle. Vabandust. Tervist. Siin rotid. Kus? Ma ei näe. Mis te just olid? Mis on teie ülesanne siin koolis? Mina olen väliskülaline Pariisist. Aha, ja mis te siin vetsus teete? Rotid. Tundub, et siin on koolis on ka prantsuse keele õpetus ikkagi kõrgel tasemel, et kutsutakse lausa väliskülalisi prantsuse keelt õpetajatest. Aga nüüd mul on lennuki aeg. Mis kell on? Kus nüüd? Kus? Oot, see on vale klass. Lennujaam. Seal, jah, vot. Vihma tuljad. Õues. Pariisi!
kus see Tšinuuk siis on? Pidi juba ammu siin olema. Tšinuuk ei tulegi või? Oota, ei räägi praegu midagi, ma helistan. Mul on suur pettumus. Ma olen Tšinuuki fänn juba esimesest silmapilgust olnud. Kuulge lapsed, helikopter tuleb. Tšinuuk! Uskumatu ja siin ta ongi. Tundub, et katoliku kool ikkagi täidab kõik oma lubadused. Maha. Helikopter on kohal ja läinud ta on. Kogemus on käes. Võimas oli. Nägime ära. Tibulinnukesed, kõik lähevad nüüd koju, on ju. Väga tore, kõik lähevad koju. Aga me oleme metsas ja buss ei tule tagasi. Me oleme 25 kilt Tartusse, sa tahad öelda, me oleme ise siit tagasi. Jah, täpselt niimoodi kallis Kiur. Tuvikesed tüdrukud, väga tublid tibulinnukesed, said juba kohad kinni. Et Kiur, mine sina nüüd, sa oled väga tubli poiss, ma tean küll. Ja käib. Noh, Markus, kas ma olen nüüd popp ja noortepärane nagu sina? Ei, sa oled söögi alustamist. Palve. Tõuse just. Isal leiba õnnista, ole ikka meiega. Täna panin ka 10. See on siis kõik, mida katoliku koolil meile pakkuda. Kus ta läks? Kus ta läks? Noh, vast sinna poole. Vot. See on kunst. Ei, mina ei näe, see ei ole UFO. Mis see on? Šahed, see on Venemaa poolt Iraani droon.